videolõunatund Nõmme raadios. Tere! Lõunatund taas Nõmme raadios ja mis siin ikka, suvi võtab võimust ja need, mis on tänasel päeval või kunagi natukene aega tagasi veel nimetati ilusateks suveilmadeks, on nüüd saanud uue nimetuse ja see uus nimetus on kuumalaine ja loomulikult mitte laine kuum, mingisugune tuntud isik. Meil oli näiteks kunagi omal ajal keskkoolis, oli direktor, kelle perekonna nimi oli Kuum, aga tema eesnimi ei olnud teps mitte Laine. Niisiis lõunatund Nõmme raadios, kõigepealt nagu ikka täname kõiki neid, kes on võtnud raadiot toetada. Loodame, et teid tuleb rohkem ja mis siin ikka, võtame kohe kõikidest sarvedest kinni selle jõuga, mis meil on. Keegi tarkpea kunagi ütles, et jõudu on palju, aga see on nõrk. Tähendab, see jõud, mida meil on palju, on nõrk, muud ei ole midagi. Sellepärast ei jõua tiigutada, ei jõua tõsta, ei jõua langetada. Kuigi langetamine peaks olema oluliselt lihtsam tegevus. Kui näiteks puude langetamine, seal hakkaks vastu vaidlema. See nõuab juba ka füüsilist jõudu, loomulikult ka nutikust, kogemust ja kõike sinna juurde. Olgu, mis me siin targutame, läheme asja juurde. Mul on täna üks raamat ka kaasa võetud ja seda tegin täiesti meelega. Ja kuna me oleme siin saadetes põhiliselt esmaspäeviti just keelele rõhku pannud, ka kõnele loomulikult, siis eeskätt just seda aspekti silmas pidades. Tegemist on, ma võin teile ette ära öelda, see on Eesti majandus 1934 Eesti Panga aastaraamatuga on tegemist. Aga me jõuame sinna, räägime sellest paar sõna juttu ka. Aga nüüd võtame jälle kõikvõimalikke pealkirju ja kõikvõimalikke jutukesi, nii-öelda moodsas keeles jutupunkte, mida laiale üldsusele on ette mängitud. Ette kirjutatud, kui soovite. Ette kirjutama tegelikult on oma tähendusväljalt natuke teistsugune, aga olgu pealegi. Ma ei tea, kuidagi targutamiseks on täna hommikul või keskpäeval läinud. Aimar Altosaar ütleb, nüüd kõigepealt algame eepilisest ja kirjutab niimoodi. Aastaid Eesti ja Euroopa Liidu tipp-poliitikas olnud Siim Kallas kirjutas raamatu emapoolsest Alverite suguvõsast, mille kohta emalt jutte kuulnud lapsest saati. Alverite lood moodustavad koos, algame otsast peale, see peab olema eepiliselt ette kantud. Alverite lood moodustavad koos kui eepose estlaste ärkamisest rahvana, oma riigi loomisest, okupatsiooni üleelamisest ja tänapäevasest elust. See tähendab, et Siim Kallase esivanemate lugu ei olegi mitte midagi muud kui lugu, mitte lugu, vaid eepos eestlaste ärkamisest rahvana, oma riigi loomisest, okupatsiooni üleelamistest ja tänapäevasest elust. Ainult siiamaani on räägitud seoses eestlaste ärkamisest, on neid nimesid väga paljud, Karja Härmets Sirk on teinud muide suurepärase uurimise Eesti mõte ja ärkamine, kuidagi selle raamatu pealkiri oli eestlaste mõte ja lugu või kuidagi selliselt on pealkiri. Suurepärane teos, mul isegi piinlik praegu, et mul selle täpne pealkiri meelde ei tule, aga suurepärane lugu sellest, kuidas 19. sajandi 50-ndatel hoogustus Eesti rahvuslik liikumine, kuidas tekkisid koolid, kuidas see mõte arenes ja kuidas see kõik tohutu suure kiirusega tegelikult umbes poole sajandi jooksul vormus Eesti rahvuslikku liikumisse ja mille tulemuseks oli esmakordselt ajaloos Eesti oma riik, oma keel, nimetus Eesti keel ja see kõik läks ajalukku. Aga nüüd tuleb välja, et hoopiski tegevad olid siin ei keegi muu kui Siim Kallase esivanemad ja selle esivanemate lugu on eepos. Loomulikult eeposes tegelaskujude hulka mahub ka Siim Kallas ise, kes ütleb, et meie suguvõsa vapil seisis turupill ja nuga.
tuleb välja, et sellel perekonnal oli ka vapp, sellest kuuleme me esimest korda. Ja nüüd on ainult aja küsimus tõenäoliselt, millal suguvõsa vapp, millel on torupill ja nuga, saavad väärikalt esindatud ka Rüütelkonna hoones, Üksküllide, Brevernite, Tiesenhausenite ja teiste väärikate vapp. Tegelikult on vapp epitaafid, need suured, kus on suled ja kiivrid üleval, see kõik kokku on vapp epitaaf. Vapp on vapikilp seal keskel ja seal on tavaliselt siis kujutatud see perekondlik kuuluvus. Muide, see on ka riigiti ja rahvuseti olnud selline erinev. Poolakad, teada-tuntud, väga uhke rahvas. Nende ajalugu on selline kangelaslugudest ikkagi tulvil, on isegi Moskvas ära käidud. Aga ka mujal, muide siinsabas ka Eestis omal ajal üsna veriselt. Aga seal olid ka ju aadlisuguvõsade vapid ja need kuulusid perekonnale. Leedus näiteks, see oli Poola selline prerogatiiv, kuulus hoopiski perekond vapi juurde. Nii et sellised väikesed erinevused olid olemas, aga nüüd on tuletame meelde, et Siim Kallas oli ka ju, kuidas üle elati nõukogude aeg, väga lihtsalt. Oldi hoiukassade peavalitsuse juhataja ja endagi huvisid seejuures ei unustatud ja oleks ääre pealt isegi repressioonide alla sattunud, muide mitte sinimustvalge eksponeerimise või selle eest, aga lihtlabaste pettuskeemide eest ja kui Bruno Saul ei oleks võtnud teda isiklikule käendusele, oleks ilmselt lugu lõppenud Siim Kallase jaoks võrdlemisi halvasti. Muide, siin veel üks väline detail, kui räägitakse 10 miljoni loos, et Siim Kallas on kõikides kohtuastmetes õigeks mõistetud, siis see ei ole paraku niimoodi, igal ühel on see kättesaadav, võite kontrollida, Riigikohtu otsuses on selge sõnaga kirja pandud Siim Kallase asjas, et kuritegu on toime pandud ja lõpule viidud. Ja siis saadeti see esimesse astmesse tagasi, aga selline konstanteering kohtu otsuses oli ja on tänase päevani, keegi ei ole seda ära muutnud. Tõsi, esimese astme kohus seda tegi, kuidagi tagasiulatuvalt ei ole seda enne juhtunud, aga pärast ka, kus esimese astme kohus tühistab Riigikohtu otsuse. Tuletame meelde, et kirjutaja Aimar Altosaar kuulus täpselt samasugusesse kommunistlikku parteisse ja vapi peal ei olnud mitte torupill ja nuga või veel midagi, vaid oli hoopis Nõukogude Liidus vapikene, kus oli kirjas kõik see 15 liiduvabariiki. Ja Siim Kallas lisab selle juures veel niimoodi. Alles seda raamatut kirjutades sain aru, mis Eestit tegelikult koos hoiab. See, mis seda tegelikult koos hoiab, arusaamatuks ja selgusetuks paraku jääbki. Nüüd keelest natukene veel, me ei ole tsiteerinud meelega siin neid sõja ekspertideks kutsutavaid tegelasi, sellepärast et nende poolt ekspertarvamusteks kuulutatud teave on igal järgmisel päeval või vähemalt hiljemalt 2 päeva jooksul pärast hiljem ümber lükatud, tuleb välja, et päris nii see ikkagi ei ole või ei ole kohe sugugi niimoodi. Aga nüüd on Teet Kalmus üllatanud meid. Me räägime keelest praegu, mitte sellest, et kas keegi kuskil midagi täpselt teab või ei tea, aga keeleline väljendus on suurepärane. Ja ütleb Kalmus niimoodi. Kuhu kadus bensiin ja Krimmis maksab liiter 3,40. Esiteks 3,40 ei maksa, maksab rublades, kui maksab. Kuidas saab maksta midagi, ükskõik kui palju, mida olemas ei ole, mis on ära kadunud? Kui keegi teeks nüüd selle selgeks asi, mida ei ole ja see maksab nüüd nii palju. No sellised küsimus on siin väga lihtsalt selles, et kui need teated oleksid edastatud kuidagigi moodi loogiliselt sõnastatanu. Ja küll me saame aru, et tegemist on suurel määral propagandaga ja igasuguste sõdade läbi aastatuhandete esimene ohver on tavaliselt olnud ikka tõde. Aga seda propagandat on võimalik teha hoopis kavalamalt, targemalt, mõjuvamalt ja kui seda tehakse sellisel viisil,
siis vabandage väga, tekib autorite suhtes küsimusi ja kuna seda nii-öelda tõde nii laialt propageeritakse ja laialt tiražeeritakse, siis tekib paratamatult selline tunne, et kas seda siis tõesti, kas mitte keegi ei loe, mis on kirjutatud ja neid vastuoksusi täis tekste esitletakse kui mingisuguseid ajakirjanduse supermustersaavutusi. Imelik küll. Aga jätkame, video ütleb meile niimoodi. Ma jällegi loen ette, et oleks asi täpne. Kliimaosakonna juhataja Tõrva üleujutuste eelsest vihmast. See ei olnud nii erakordne. Mis seal ikka, üleujutus Tõrvas ju igapäevane nähtus, see ei olnud üldsegi midagi. Ta on valmis vanduma, et vihm eelnes üleujutusele. No kas keegi kujutab ette, et vihm järgneb üleujutusele näiteks. Kõigepealt on üleujutus ja siis alles hakkab sadama ja kõik kukub kokku ja endine olukord taastub või midagi taolist. Seoses vandumisega, muide, see on jälle üks keeleline seit, võib-olla kellelegi pakub huvi. Kui vanad roomlased vandusid, nad vandusid näiteks olla ustav kellelegi, kas ühele või teisele tsentuuriole või siis valitsejale või keisrile või ükskõik või vandusid näiteks ka kohtus, et lubasid tõtt rääkida, siis käsi asetati mitte südame koha peale, aga sealt, kus skrootum on, ehk siis meheau koha peale. Ja sealt inglise keeles on testicles, see omakorda tuleb ladinakeelsest sõnast testiculum. Ja sealt muide on tulnud ka sõna näiteks testimony, ehk siis testament ja väga paljud sõnad on sealt tulnud, just sealt alguse saanud. Ja kui keegi ütleb, kus see päris esimene punkt oli, siis kõlab võrdlemisi imelikult. Aga nii selline, väga palju on selliseid asju, mis on alguse saanud kuskilt, mida enam ei mäletata ja kui nüüd tood selle välja, siis kõik vaatavad, et oi, no mis nüüd siis, kas tõesti me oleme neid sõnu kogu aeg niimoodi tarvitanud, aga miks mitte testimoniaalne ja nii edasi, olgu pealegi. Ja seoses nüüd jalgpalliga tuli ka, räägiti, kus Kreeka gümnaasiumides, algselt oli ju gümnaasium, tähendas hoopiski võimlat ja muide nendel võimlatel ja võistlustel oli üks omapära. Seal võisteldi, tol ajal võistlesid ainult mehed, seal võisteldi alasti, nii et kui jällegi üks sõna, mis tähendab hoopiski seda. Ehk siis harjutame alasti, harjutame paljalt gümnaasie. Riho ühtegi ütleb meile, rahvas on kaotamas usku paremasse tulevikku. Meie probleem on tõe defitsiit. Huvitav on see, meil on seda Riho ühtegi nüüd isegi omamoodi, mitte just päris siunatud ega vaevatud, aga mitmel pool on kõlanud selliseid väljaütlemisi, ega ta ikka ei kõlba ja meil ikka militaarmehi ei ole vaja ja nii edasi ja nii edasi, nii edasi. Aga nüüd on selle samas Riho ühtegi suust tulnud välja see, mille peale varem kas ei ole keegi tulnud või ei ole seda välja öelnud. Tõepoolest, tunne on selline, meil mingisugused ühiskonnaalased uuringuid ju viimasel 20 aasta jooksul tehtud ei ole. On mingisuguseid küsitlusi on läbi viidud ja siis on tehtud mingeid kirjeldusi millegi kohta, paremaid, halvemaid, täpsemaid ja mitte täpsemaid, aga neid on tehtud. Aga selline tunne või vaist ütleb küll, et rahvas on usku kaotamas ja probleem on tõe defitsiit. Riho ühtegi ütleb siin välja ühe sõna tõde. Tõde on selline sõna, mis enam kasutusel, praktilist kasutamist eriti ei leia. Tema kasutamissagedus on kas 0 või vähemalt selle lähedane. Tõde kui selline ei ole enam oluline. Samal ajal räägitakse meile kogu aeg mingitest väärtustest, mingitest väärtusruumidest.
aga selline distsipliin nagu aksioloogia, me oleme sellest juba varem rääkinud, aga kordame veel kord üle. Aksioloogia ehk klassikaline väärtusõpetus, see sõna isegi, see õpetuse enda termin aksioloogia on meil ju poliitikute jaoks võõras. Oli võõras muide ka sellise professori nagu Sutrop jaoks, kes vaatas selle küsimuse peale päris imelikult otsa, et mis siis. Muide aksioloogia väärtusõpetuse hierarhia tipus troonib ei miski muu kui just nimelt too Riho Ühtegi poolt välja toodud tõde. Nii et, aga tundub jah, et Riho Ühtegi oma selgete väljaütlemistega ei ole sobiv kandidaat ei süvariigile ja seoses sellega ka praegustele poliitikutele, kes tegelikult võib-olla esindavad ikkagi suurel määral suures plaanis ühte sedasama jõudu ja selle jõu nimetus on isiklik heaolu, isiklik kindlustunne ja nii edasi ja nii edasi. No ja teiseks muidugi tundub vähemalt niimoodi, natukene isegi tundes isikut, tundub, et Riho Ühtegi ei ole piisavalt manipuleeritav. Tal on selgroog, tal on oma vaated, ta on selge ütlemisega, selge mõtlemisega, ta on suure kogemusega, mis sest, et kindral, aga ta on selle kindrali päris tõsiselt ilmselt ühesõna vähestest ära teeninud. No näis, millega see kõik ükskord lõpeb, kui lõpeb. Erki Bahovski ütleb meile, Eesti putinistid on harjunud vabadusega ehk 5. kolonni paradoks. Eesti putinistid on harjunud vabadusega. Võt, kogu aeg tekib see samane küsimus millegi pärast. Kes on putinistid? See tähendab, et kui on tõrvitusele võetud mingisugune termin, kas maoist, marksist, trumpist, putinist, maoist, veel neid võib ju tuua hästi palju, kõik võib kapitalist, fašist, veel sotsialist, miks mitte. Siis peaks olema juures ka mingisugune määratlus, mida selle all silmas peetakse või keda selle all silmas peetakse. See tähendab, maoist on see isik, kes Mao programmist lähtub, näiteks see ja see ja see ja punkt. Fašist on see, kes teab, kes on Il Duce, kes lähtub nendest samadest seisukohtadest, nagu näiteks see teine kolmas, võtab ette Il Duce programmi, tsiteerib sealt midagi, kellele need sobivad ja kes lähtub oma tegevuses ja mõtlemises just nendest punktidest, siis see ilmselt, teda on võimalik kutsuda fašistiks. Nüüd, aga kes on putinist? Mitte kuskil ei ole välja toodud paraku seda, kas see on siis lihtsalt, et sa oled nii lollakas, nagu igapäevases kõnes, ta on niisugune mölakas, aga mille pärast ta mölakas on? Tead, ta juba ongi niisugune. Oota, kui tahad nüüd täpsustada, mis see niisugune on või mida ta siis valesti tegi, mida ta valesti ütles või äkki ütles õigesti, aga sinu mingisuguse vaatega või sisemusega kokku kuidagi ei lähe või on see vastuolus mingisuguse muu asjaga või kuidagi kolmandat moodi. Et selles mõttes oleks hea, kui keegi selles vallas mingisuguse selguse natuke kas looks või tekitaks, oleks jälle pahandust tükk maad vähem. Tegemist on lihtsalt külge kleebitud mingisuguse antud tingimustes mingisuguse sõnaga, mis ei tähenda sisuliselt mitte midagi. Aga olgu. Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov sõnas Postimehe otsestuudios Grahamit meenutades, Lindsey Graham, ta suri alles hiljaaegu, et tema surm on kaotus nii Ameerika Ühendriikide senatile kui ka Eestile. Eestile see tähendab siis kellele? Kui palju on neid Eesti elanikke, kes tundsid, et kui Lindsey Graham suri, et siis ka nende peres algas lein või nende majas algas lein või kes tundis, et ta on isiklikult milleski ilma jäänud või väljendus see lein mingil muul viisil või kuidagimoodi. Ma tahan lihtsalt öelda seda, et jällegi on võetud mingisugune sõnakõlks,
rakendatud see mingisuguse poliitvankri ette, poliitvanker antud juhul Vsevijevi puhul, ega ei maksa maha matta teda ka kui ühte presidendikandidaati, võimalikku kandidaati. Ja millegipärast Eesti ajakirjandus on siin teinud üsna tänuväärset tööd tema promomisel. Nüüd, mis puudutab Bill Grahamit, Grahamit, Bill Graham oli üks teine mees. Lindsey Grahamit, siis äkki oli see suur kaotus eeskätt tema perekonnaliikmetele näiteks. Aga mitte senatile ja seda enam Eestile. Aga maitse asi muidugi. Eestlaste toidupärandist on saanud üleilmne supertrend. Miks söövad kõik järsku hapukapsast? Selle tekstiga me saame teada, et eestlaste toidupärand ongi hapukapsas. Võt see on nüüd küll huvitav. Kas või sellepärast, et sauerkraut, kus me siis selle paneme või igasugused muud, igasugused tuntud slaavlaste supid, mis on hapukapsa supp ja nii edasi. Äkki vaataks hoopiski selle geograafilise positsiooni peale, sellepärast, et lõunamaal, kus ei ole mingisugune ime, et tõstad käe natuke kõrgemale ja puu otsast võtad endale üht-teist värsket ja teed seda terve aasta ringi. Ei ole mingisugust probleemi. Siin kandis, kus on hea on, kui sa selle ühe saagi kätte saad ja kuidas ta teda säilitad. No üks võimalik on sisse soolata ja nii või hapendada, nii fermenteeriti, nii säilitati toiduained. Hiljem tuli välja, et see ei ole mitte ainult ellujäämise viis, vaid ka see on siinsetele inimestele seedimisele kasulik. Sellepärast, et need inimesed, kes elavad lõunamaal, neil on see fermentatsioon maos näiteks ja ainevahetus natukene teistsugune. Inimesed, kes elavad kuskil mujal, neil on see natukene teistsugune, tuletab meelde kas või põlisrahvastel, jakuutidel näiteks seal Kaug-Põhjas, muide ka Ameerika põliselanikel, neil puudub ensüüm veres, mis lahustaks alkoholi näiteks ja sellepärast mõjub alkohol neile laastavalt. Muu valge inimene tuleb, kallab endale klaaside viisi sisse, jääb vinti, järgmisel päeval natukene pea haige, parandab sellegi ära ja läheb rõõmsalt edasi. Pärismaalastel läheb asi hoopis keerulisemalt. Ja muide ka meil omal väiksel Eestimaal ju vaatame ringi, kui kihlane suurima naudinguga hülgerasva endale naha vahele vohmib, siis teistele võib jääda see hoopiski arusaamatuks ja tõepoolest mandrirahval ei pruugigi seda seedimise võimet olla samasugust, nagu seda on näiteks kihtlasel aastasadade, võib-olla isegi tuhandete jooksul välja kujunenud. Nii et hapukapsast kui Eesti toidupärandist rääkimine antud juhul, väikeste nurgaliste konarlustega võib-olla, oleme siis põhimõtteliselt patriootidena nõus. Euroopa riigid lõid Ukrainaga koalitsiooni ballistiliste rakettide vastu. Nüüd on siis, mis rakettide vastu veel siis? Järgmine koalitsioon on mitte ballistiliste. Järgmine koalitsioon on näiteks mingi sitikatõrje. Kui kaugele on nende igasuguste koalitsioonidega võimalik minna, kes nendest tulu lõikavad ja lõppude lõpus kasu saavad, eks neid tööstusi ilmselt on olemas küll, kes selle eest hoolitsevad. Nüüd doktoritöö. See on meie lemmikteemad, jääb käima. Vastsündinu ei tunne valu, nii antakse meile teada, vastsündinu valu ei tunne. Aga meil on õnneks Tartu Ülikool ja Tartu Ülikooli värske doktoritöö lükkab ümber ohtliku müüdi. Nüüd tuleb välja, et tegemist on olnud ohtliku müüdiga, et vastsündinud valu ei tunne ja nüüd teame, et tunneb küll. Kusjuures vaatame seda sõnastust. Tartu Ülikooli värske doktoritöö lükkab ümber. Doktoritöö ega ükski teine töö ei lükka midagi ei ümber ega ka ei tõesta. Ilmselt lükkab ümber või tõestab midagi vastupidiselt selle töö autor. Töö lebab siin nuka peal, laua nuka peal, ei tõesta midagi, ei häiri kedagi ja vastupidi ei toeta kedagi.
vaid seda teeb töö autor ehk subjekt ja objekt kapitaalselt taas sisse segamini aetud. See on täpselt seesama, et meie tänase saate ülesanne on, meie saatel ei ole mitte mingisugust ülesannet. Ülesanne on, kui on saate tegijatel. Õpetaja ütleb, meie tänase tunni ülesanne on, ei, tunnil ei ole mitte mingisugust ülesannet. Ülesanne on ehk õpetajal ja võib-olla heal juhul ka õpilastel, ehk see ülesanne on neil ühine teha selgeks näiteks Pythagorase teoreem, Eukleidese või veel midagi, teha selgeks, kust üks või teine valem on pärit, mikspärast miski asi millegi ümber tiirleb ja mikspärast näiteks Saturn on selline, et kui ta vette paigaldada, siis ta jääks ujuma. No niisugust basseini meil muidugi ei ole, kuhu see kõik ära mahuks, aga põhimõtteliselt niisiis. Ja jätkame. Veel hiljuti usuti laialdaselt, et vastsündinud ei tunne valu. Kust see väide pärineb? Usuti laialdaselt, see tähendab usuti laialdaselt, see on siis usuti kitsalt on vastand. No kes uskus, kus, mis, ei tea, ei räägita. Nüüdseks on see ohtlik müüt teaduspõhiselt ümber lükatud, kui kuid värske Tartu Ülikooli doktoritöö paljastab, et selle asemel on tekkinud uus varjatud probleem. Isegi kui me teame, et imikud tunnevad valu, ei oska või ei suuda me seda alati parimal poel leevendada. Valu ei tule leevendada, kallid inimesed. Kui imik tunneb valu ja näiteks nutab, on vaja kindlaks teha ja seda mitte ainult imiku puhul. Miks inimesel see valuaisting tekkinud on? Mis asi valutab ja mis kõige tähtsam diagnoos, mis seda põhjustab? Sellepärast, et vastasel korral me ravime ju ainult sümptomi. No ka Eestis on selles mõttes keel on läinud lappama õige mitme koha pealt ja isegi kõrgemad mingid, Jollerist rääkimata, ka mitmed teised kõrged varem ehk tunnustatud arstid isegi ravivad ju siiamaani haigusi, mis on täiesti mõttetu tegevist. Pole mõtet näiteks ravida kopsupõletikku. Mõtet on ravida patsienti ehk inimest. Aga selleks tuleb osata inimest näha. Kui ei osata, no siis palju õnne ja kooli tagasi. Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritöö toob esile, et kuigi imikute valu leevendamiseks on lihtsad ja tõenduspõhised meetodid, ei kasutata neid Eesti sünnitusosakondades, Eestis on mingid sünnitusosakonnad, mitte haiglatel ei ole, vaid Eesti sünnitusosakondades. Piisavalt järjepidevalt. Mis tähendab piisavalt järjepidevalt? Kui imik tunneb valu, siis piisava järjepidevusega Eesti sünnitusosakondades neid ei, lappab ükskõik kus koha pealt vaatab. Töö autor Tartu Ülikooli kliinikumi lastekliiniku õendusjuht Airin Treimann Kiveste toob esile vanemate kaasamise olulisust, mis praegu sageli puudulikuks jääb. Laps nutab haiglas, no midagi on viga. Nüüd, et kindlaks teha, miks pärast laps nutab, mis tal valutab, tuleb kaasata vanem. Vanem, no mida helistad talle siis või kutsud kohale? Mis sa arvad, miks ta nutab, mis tal valutab? Sealt tuleb siis see tõenduspõhisus või? Tunneme kaasa Tartu Ülikoolile. Aga nendel töödel muide on ka retsensendid. Nendel töödel on muide ka juhendajad. Nendel tähendab, ja kõige sellest veel makstakse ka. Aga läheme muudame väikest teemat. Rannaprokurör ringkonnaprokurör mõisteti tingimisi vangi. Prokuratuur saatis ringkonnaprokurör Eve Soostari kohtu alla süüdistatuna ametialases võltsimises ja võltsitud dokumendi kasutamises, mis moodustasid 4 kuriteo episoodi. Nüüd tuletame meelde, milles asi on ja kusjuures Eve Soostari prokuröri karjääri kohta veel nii palju, et hiljaaegu mõistis ta ju süüdi vana mehe,
kes ei teadnud, et tal on väikese võlgnevuse tõttu elekter välja lülitatud, ta läks sinna koridori, kortermaja, ühendas otsad uuesti ära ja see oli niisugune kuritegu. Eve Soostar oli seal prokurör ja loomulikult mõisteti mees süüdi. Ja nüüd ütleb see sama Eve Soostar, et aga ma muud ei oskagi teha, kui ainult prokurör olla ju. Muud tööd ma ei oska. Ja nüüd tuleb siis välja niimoodi, et kuna ta tingimisi saadeti vangi, siis kõikidest nendest kirjutistest tuleb välja, et prokuröri koha peal ta jätkab. Aga noh, siis oleks võinud ka Aavo Viiul näiteks öelda, et viisin küll mõne miljoni minema, aga noh, ma muud teha ei oska, kui virutada, nii et las ma virutan siin edasi. Ma kuidagi klaarime selle asja niimoodi ära. Aga noh, vähemalt nendest tekstidest niimoodi välja tuleb. Võtan kohtus käimist teatud missioonina. Ärimees Parvel Pruunsillal on kõrini. Kõrini millest? Meil on mitmed artiklid olnud sel teemal, et inimõigustest sõidetakse meil üle. Ehk Euroopa kohus on korduvalt juhtinud tähelepanu sellele, et kõnede lausjälgimist ja laussäilitamist ei saa olla. Meil tegeldakse sellega endiselt edasi. See on siis seadusevastane tegevus, seda on otseselt ka välja öeldud. Ja kui nüüd keegi võtab ette oma õiguste eest seismise, antud juhul siis ärimees Parvel Pruunsild, siis sellesse suhtutakse ikkagi kuidagi moodi kahtlaselt. No on sul siis endal nüüd vaja või? No miks sa püüad seda tähelepanu kogu aeg? No on sul siis seda vaja, kui inimene astub oma põhiseaduslike õiguste eest välja, siis peaks olema igati tervitatav nähtus, mitte aga ilkumise objekt, nagu meil paraku millegipärast on. Aga näis, millega need asjad lõppevad. Ja muide, sellest prokurörist veel paar sõna. Tal oli advokaat ka seal kohtuistungil ja nüüd, kuidas ütleb advokaat? Süüdi mõistetud prokuröri kaitsja ütleb niimoodi. Kohus jõudis muret tekitavale seisukohale. Vandeadvokaat Marko Kairjaki sõnul on muret tekitav, et kohus peab ringkonna prokuröri ütlusi ametikohustuste täitmise kohta eluliselt mitteusutavateks. See tähendab seda, et kui ta võltsis täites oma ametikohustusi, on see igati teretulnud. Ja kui kohus ütleb, et see on võltsimine ja sellest tuleb karistada, siis ütleb advokaat, et see on muret tekitav seisukoht. Võltsimine, see tähendab, peab olema lubatud, igati soositud ja kui siis, ja seda enam kui vahele ka jää. No, mis te siis nüüd norite ühe inimese kallal? Vahepeal oli ka prantslastel suur pidupäev, Bastille ründamise aastapäev, Bastille vallutamise aastapäev ja see on prantslastel aasta, no võib-olla üks selline tähtsam sündmus, kus juures seekord peeti seda natuke teistmoodi selles mõttes, et kohal olid mitmete riikide esindajad ja kogu paraadi, nagu prantslaste meedia suureski ka pahaks pani õigustatult muide, et kogu paraadi prantslaste pidu juhtis ei keegi muu kui sakslanna Ursula von der Leyen ja seal olid kohal ka Ukraina sõdurid ja kõik aru saadav, aga nüüd me räägime sellest kajastusest. Ja siin oli kõigepealt pealkiri Paraad Pariisis, kohal olid Euroopa liidrid ja Eesti sõdurid. See pealkiri ütleb meile seda, et kohal olid Euroopa liidrid ja Eesti sõdurid. Aga teised sõdurid, need olid ju ka Prantsuse enda sõdurid, Prantsuse enda liidrid, Euroopa liidrid. Selle pealkirja järgi olid kohal ainult Euroopa liidrid ja Eesti sõdurid. Nii, ja läheme edasi. 14. juulil on Prantsusmaa ajaloos kujunenud suureks pidupäevaks, mida tähistatakse igal aastal Bastille päeva nime all. Ei ole, on Bastille vallutamise aastapäev. 1789. aastal tormasid prantslased pealinnas Bastille lossi ja hukkasid palee juhi
Bernard René Jourdain de Launay. Ma võin nüüd hääldusega eksida, aga andke mulle andeks, palun. Seda päeva peetakse ka Prantsuse revolutsiooni intensiivsema perioodi alguseks, mis lõppes monarhia ja feodaalkorra kukutamisega. Monarhia tõsi küll kukutati, aga feodaalkord ei lõppenud Prantsusmaal sellega mitte. Ja lisatakse veel nii palju, et stabiilse demokraatia, ma nüüd loen jälle maha, ma kasutan etteütlust. Stabiilse demokraatiani tuli veel oodata ligi 100 aastat, sest revolutsiooni ajal tekkinud esimese vabariigi hapra demokraatia kummutas Napoleoni võimule tulek. Nüüd on siis, siin on midagi ikka kapitaalselt taas viltu läinud. Tuletame meelde, et naiste valimisõigust ei olnud Prantsusmaal aastani 1944. See tähendab, et demokraatia, see tähendab, on ka siis demokraatia, kui naised valimisurnide ja kastide juurde ei pääse. Siis oli ka Vichy režiim vahepeal sõja ajal. Mingisugusest demokraatiast juttu ka ju ei olnud. Ja lisaks tuletame nüüd meelde ka, et Dreyfusi afäärid ja sinna juurde veel, aga koloniaalmaades toimuv, mis keegi tahab nüüd väita, et see oli Prantsuse koloonia, seal toimuv ka pärast teist maailmasõda. Kas see oli siis nüüd demokraatia või? Tuletame meelde, et Belgias prantslaste abiga oli veel neegritest loomaaed tehtud aastal 1954, mis oli Brüsseli kesklinnas. Mitte keegi ei öelnud mitte ühtegi paha sõna. Kongos raiuti päevaplaani nii-öelda mitte täitnud alaealised kaevandustöölised. Neil võeti käsi küünarnukist saadik maha, selle eest, et nad ei täitnud plaani. Ja nii edasi. Ja siin öeldakse meile, stabiilse demokraatiani tuli oodata veel 100 aastat. Ehk siis 1789. aastast 1889 tuleb välja, et Prantsusmaal algas täisdemokraatia. Väga huvitav kõikide nende asjade valguses. Muide, siin oli veel üks asi, nimetati Bastille kindlust ja siis nimetati Bastille vanglat ja siis nimetati isegi Bastille oli nimetatud paleeks. Millal Bastille suutis olla palee, no see on arusaamatu. Tuletame meelde, et 13. sajandil ehitati Bastille kindlusena, mis oli Pariisi kindlus ja kas oli 7 või 8 torni, mis olid seal püsti, mis olid tõepoolest kindlusena mõeldud, siis mingisugusel ajal 16.–17. sajandini on Bastille, või tähendab oli ta vangla, kõigepealt kuninglik vangla ja pärast sai ta endale veel riigivangla statuudi. Palee ei ole Bastille mitte kunagi olnud. Nii et siin on jällegi niisugused asjad, mida võiks teada või ei teada. Ma mäletan, et nõukogude ajal koolis käies, kas 7. või 8. klassis joonistustunnis, meil oli väga ülivõimas joonistusõpetaja, kes pani meid joonistama. Kes sai paremini, kes sai natukene halvemini hakkama, aga meil oli joonistusõpetaja, ma mäletan, me isegi joonistasime seda Bastille kindlust, mis isegi tol ajal ei näinud välja kui mingisugune palee, aga olgu pealegi. Selline pealkiri. Peaminister Radev viis Bulgaaria Ukraina toetamise tahtekoalitsioonist välja. See tähendab, et nüüd Bulgaaria toetab siis Ukrainat väljaspool tahtekoalitsiooni.
keegi pole öelnud, et siin vähemalt, et ta lõpetas selle toetamise või tegi midagi muud, vaid ta lihtsalt viis Ukraina toetamise tahtekoalitsioonist välja, toetab edasi. Tegelikkus on ju meil teada, ta ütles, et ei saa enam ei raha ega ka relvastus. Aga vaadake, jah, keel, kõne. Nüüd midagi eriti head. Kasutuskõlbmatu kuulipilduriga mees hirmutas Tallinna vanalinnas inimesi. Kuulipildur oli kasutamiskõlbmatu, aga ometi kasutamiskõlbmatu kuulipilduriga mees, mehel oli kuulipildur, aga see oli kasutamiskõlbmatu ja sellega ta hirmutas kesklinnas inimesi. Palju õnne teil ajakirjanikele. Ja muide, kas sellist asja nagu mingisugune päevatoimetaja või sellist asja ei ole enam olemas, kes vaataks ka enne kui need tekstid ilmuvad kuskil laiema üldsuse, et vaataks õige kas või põgusalt üle, peaks ju olema arusaadav, et no nii olla ei saa. Midagi ilusat ka ilma igasuguse irooniata, vastupidi, vaimustusega. Külle Kais ütleb, et enda kohta, et ta on lihtsalt üks südamega asja juures olev eestlane. Ja ta ütleb niimoodi, ilusalt ja selgelt, kadestamisväärselt kena. Eestis kehtib nõusoleku seadus, aga poliitikud saavad tuimalt eirata rahva keeldumist. Nii lihtne see ongi. Väga sümpaatne ja tahaksin kuidagi Külli Kaisile midagi ilusat öelda. Nii ja veel. Maju ei kihuta, sõidan ainult 57-ga. Kiiruse ületamisest on Eesti liikluses saanud uus normaalsus. Me oleme sellest varem rääkinud, mitte abi ei ole, võib-olla need vastavad inimesed Nõmme raadiot ei kuula ka, aga käime veel kord üle. Kiirust kui sellist ei ole võimalik ületada. Ületada on võimalik kehtestatud kiirust, lubatud kiirust, piirkiirust, normeeritud kiirust, seal on mingisugune näiteks 50, 30, 100, 110, 120, sõltuvalt siis teelõigust ja sõltuvalt ilmastikuoludest ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Kiirust kui sellist ületada ei ole võimalik. Ja teine siia juurde kohe ka alalõpmata räägitakse sellest, et kiiruse mõõtmine. Kiirus on tuletis ehk suhe korda päevas, kilomeetrid tunnis, meetrid sekundis ehk mõõta on võimalik läbitud teepikkust või ettenähtud teepikkust või üldse mingit teepikkust, sest selleks on olemas vastav ekvivalent. Meeter, millimeeter, sentimeeter, kilomeeter ja nii edasi ja nii edasi. On võimalik mõõta. Mõõta on võimalik ka aega, mis on kulunud selle teelõigu läbimiseks. Päev, sekund, tund, ööpäev, aasta, kui soovite ja nii edasi. Veel kord, kiirus on suhe ehk tuletis kilomeetrit tunnis. Seda on võimalik mõõta, seda võimalik ei ole võimalik. Seda on võimalik fikseerida, määrata, välja arvutada ja nii edasi. Ei peaks olema midagi üle jõu käivat, aga kiiruse ületamine on lubatud sõidukiiruse ületamine. Palun väga selge, arusaadav, kehtestatud sõidukiiruse ületamine. Palun väga arusaadav. Kiiruseks fikseeriti, palun seal mingisugune 80 kilomeetrit tunnis, on väga täiesti õige, aga kiiruseks mõõdeti täiesti vale. Prantsusmaa parlament seadustas abistatud enesetapu. Ehk siis eutanaasia on ikka Prantsusmaal lubatud. Aga ma võtsin ühe vana paberi kaasa ja siin on öeldud niimoodi. Eakale naisele tehti vastu tema tahtmist eutanaasia. Tehti seaduslikult vastu tema tahtmist eutanaasia. Mis on selle, kuidas me saame teistmoodi öelda? Tapeti ära.
kui ma näiteks kui on näiteks mingisugune olukord selline, et keegi kodanik X tapab ära Y-i ja ütleb, et ma tegin vastavalt tema tahtmist talle eutanaasia. See on sisuliselt täpselt seesama. Aga vaadake, kuidas on võimalik sõnades seda väljendada. Lõppude lõpuks keel kannatab kõike ja kõne täpselt samuti. Isegi kui näiteks keegi lööb kellegi kuskil maha ja siis kohtus küsitakse, et miks sa seda tegid? No ta tegi enne seda ja sellepärast. Aga aulik kohus, ma ei ole teda tapnud. Ma tegin lihtsalt 62 aastat hiljaks jäänud abordi. Ma tegin abordi, aga see jäi lihtsalt hiljaks. See ei olnud tapmine. See on täpselt see samane, tehti talle eutanaasia vastu tema tahtmist. Olgu, nii, mis siis veel on? Nüüd Ukrainast on viimasel ajal tulnud üsna palju uudiseid, aga siinkohal tahaks ette heita meie ajakirjandusele taas äärmist pinnapealsest või sellist kohutavat propagandismi vaimu või ma ei tea, mis asi see on, mis on segu mingist propagandast ja mingitest tahetest ja mingitest arusaamadest, aga ainuke, mida seal ei ole, on mingisugune objektiivsuse iva või sellepärast, et kas või Ukraina ametlikke teadaandeid jälgides, ei mitte midagi muud, ainult ametlikke kanaleid jälgides joonistub sellest kõigest, mis on praegu seotud antud juhul siis endise Ukraina kaitseministri Fjodorovi tagandamisega seotud. Tekib terve rida küsimusi. Meil ei ole siiamaani meie ajakirjanduses kokku lepitud, kas ta siis tagandati või teisel pool on kirjutatud, et ta esitas lahkumisavalduse, esitas soovi lahkumiseks või mismoodi siis see tegelikult oli. Aga lugu on ju tegelikult hoopiski mitmekülgsem ja mitmekesisem ja Ukraina enda ametlikud allikad, muide seal on läinud asi, tundub, et vähemalt tsensuur on kuidagi lõdvemaks jäänud ja seoses sellega on Ukraina ajakirjanikud hakanud endale oluliselt palju rohkem ka lubama. Nimelt Fjodorov oli lääne soosik. Tal oli lääne poliitikute hulgas märkimisväärne toetus. Ta oli oluliselt intelligentsem ja käitus palju, rahvusvahelisemalt, kui seda oskab teha praegune president. Ja praegune president tundis eeskätt hirmu Fjodorovi poliitiliste ambitsioonide ees. Tal oli suur tulevik ja praegune uus nii-öelda kartongi Maidan, mis on seal juba mitmendat päeva demonstreerimas, samas peaväljakul. Kartongi sellepärast, et need plakatid, Fjodorovi toetavad plakatid, on põhiliselt kartongi põhiselt joonistatud kõikvõimalikele kartongitükkidele. Ja teine asi on see, et tal on ka siseriiklik meeletu toetus, eriti just noorte seas. Noored, sest Fjodorovi ametlikud esinemised on olnud praeguse administratsiooni suhtes kõike muud kui sõbralikud. Samas on ta äärmiselt täpne, ta mõjub inimlikuna, ta mõjub targana ja kujutab seetõttu otsest ohtu ja sellepärast oligi vaja likvideerida. Muide, mitmed teisedki on seal tagasi astunud ja Ukraina enda parlamendis käivad selle üle väga tõsised diskussioonid. Ja nüüd näiteks tuli tagasi endine Küprose suursaadik, ma ei mäleta, mis ta nimi oli, see pole ka tähtis, kes ütles otse välja, et praegune välisminister on tema atentaadi katse taga ja nii edasi, et käärib, üsna jõuliselt käärib, aga meie ajakirjandus millegi pärast, võtke kas või ametlikud allikad ette, rohkem ei ole ju tarvis. Ja Ukrainast veel üks asi, meie ajakirjandust see tähendab. Meie ajakirjandus tõi välja, et Ukraina vanasõna ütleb, nüüd seoses selle Fjodorovi tagandamisega, et koolme kohal hobuseid ei valetata ja tuuakse ära ka ukrainakeelne variant. Na peripravi konejne minjääd. Eriti juhul, kui see ületus kulgeb edukalt. Esiteks periprava, see ei tähenda koolme kohta ilmnägimat. See tähendab kohta, kus koha pealt
jõgi ületatakse, see võib olla ka näiteks silla kaudu või sinna ajutiselt moodustatud silla kohta, pontoonsilla kohta. ta võib olla ka koolme kohal, aga see võib olla ka mingi sügav koht, mingi ujuvvahendite abil minnakse üle. ja nüüd teiseks nimetada see Ukraina vanasõnaks. ma arvan, et Abraham Lincoln pöörab praegu hauast teist külge, kui tuleb välja, et ta on ka Ukraina folkloori loonud. nimelt 1864. aastal, kui Lincolnile tehti ettepanek teist korda presidendiks kandideerida, parasjagu käis, tuletame meelde, Ühendriikide kodusõda, siis ütles talle ta tõepoolest need kuulsad sõnad, et keset jõe ületust ei ole tark hobuseid vahetada. aga nüüd on sellest meie ajakirjandus tehtud loomulikult Ukraina vanasõna, mille puhul me neid ka õnnitleme. niisiis. Jaak Valge ütleb, selle asemel, et ajada taga mingit viisnurka kusagilt lae alt, peaksime eemaldama austusavaldused kollaborantidele. nüüd, mille pärast see lause tähelepanuväärne on? siin peitub üks sõna, mitte ei peitu, vaid on suisa välja öeldud avalikult sõna kollaborant. siiamaani on sõna kollaborant olnud meil peaaegu et tabu. mingit kollaborantlust ju nõukogude perioodil ju ei olnud. kas on mõni kollaborant, mis on kollaborantluse eest vastutusele võetud või isegi teda sellest süüdistatud? ei tule ette. ja nüüd ütleb Valge välja, et kollaborantlus kui selline. selle asemel tõepoolest tegeldakse meil igasuguste viisnurkadega ühe või teise maja peal, tuleks see ära kookida ja siis sellega üldiselt näidata ette, et kuivõrd me ikkagi nõukogude vaenulikud ja selle okupatsiooniaja pärandiga nõus ei ole ja nii edasi, nii edasi. samas tihtipeale ka need kõige suurema häälega karjujad on endisesse komparteisse kuulujad, kellel on muidugi kõige suurem kihk ja iha näidata, kuivõrd õiged nad on ja kuivõrd õiged nad kogu aeg on olnud. muide isegi Vikipeediast nende vanade kommunistide kohta ei leia. mis vanade kommunistide, kes praegu on tänaseks päevaks umbes 5 või 6 korda mingeid parteisid vahetanud, alustanud aga loomulikult LKNÜ-st. ja ei ole midagi. nüüd Nordicast meil ei ole niivõrd ammu juttu olnud, aga vaadake, mismoodi on nüüd esitatud. riik teenis Nordicate lennukite müügi eest 25 miljonit eurot. on ju läinud väga hästi, sellepärast et riik on teeninud Nordica lennukite müügist 25 miljonit. kui üks inimene võidab kasiinost no näiteks 10 000, särab ja kõik ütlevad, oi, kus ta võitis. ja kui nüüd kellelgi tuleb pähe küsida, et kuule, aga palju sa sinna kasiinosse üldse viinud oled? no kuskil 100 000 vähemalt. siis muutub see võit hoopis teisemaiguliseks. täpselt seesama on ka sellesamase Nordica puhul. sinna on maetud vähemalt 400 miljonit ja nüüd keksida mingisuguse saadud 25 miljoniga. see on siis 400 miinus 25. see jääb 375, on ikkagi miinust. aga näete, pealkiri on sõnastatud sellisel viisil ja jääb mulje, kõik on suurepärases korras. näete, on veel tulugi asjast tõusnud. nüüd droonidest natukene ka, aga me ei räägi nendest droonidest, on nad head, halvad, koledad või ilusad. ja kuivõrd efektiivsed või mitte efektiivsed, vaid kuidas seda on kirjeldatud. spetsialist on sellest rääkinud niimoodi. kuidas ja miks jõuavad uitavad droonid Eesti kohale? esiteks uitavad droonid, nad ei uita siin, nad on siin konkreetse eesmärgiga. kaitseekspert ja kaitsetööstur Eerik-Markus Kannike kirjeldas Postimehe otsestuudios, millise teekonna läbivad droonid, mis ründavad näiteks Leningradi oblastit ja seetõttu sattunud mõnikord ka meie õhuruumi. Kuidas nad satuvad? Kannike, kes on erinevate õhurünnakute teekondi simuleerinud, simulant siis või? ning sellest teinud ka veebirakenduse,
mis me selle veebirakendusega pihta hakkame. Saame teada, kust see järgmine tuleb. No ei saa. Viitas Postimehe otsestuudios, et erinevate spekulatsioonide tekkimise taga on Vene propaganda. See tähendab, et kogu asja taga on Vene propaganda. Jääb siis mulje, et tegelikult mingit droone ei ole, tegelikult nad siin ei juhita ja tegemist on vaid Vene propagandaga. Katsuks kuidagi niimoodi, et see välja öeldud seisukoht oleks ka selge. Ja et inimesed saavad sellest üheselt aru, miks pärast see droon siia satub, kui satub, mis on läinud valesti ja mis on võetud ette loomulikult selle jaoks, et sellist jama, rohkem ei oleks. No kukub mõni selline mõnele elamisse, no öeldakse, et aga see oli ju sõbralik või kuidas või öeldakse, et isiklikult Putin selle suunas või no ükskõik. Tähendab, ma tahan öelda lihtsalt seda, et inimesed, kes neil teemadel sõna võtavad, võiksid kõigepealt teema läbi mõelda, siis võib-olla isegi korra läbi kirjutada, miks mitte. Ja siis tulla selle selge sõnumiga masside ette ja öelda, et lugu on, vaadake, nii ja kolmat moodi. Vahur Laiapea ütleb, islami programm on maailma vallutuslik. Ei ole poliitkorrektne, ei peagi olema. Moslemite integratsioon lääne ühiskonda ei ole võimalik, kuna islami baasväärtused välistavad selle, integreeruda saavad moslemid, kes on islamist distantseerunud, nii kirjutab filmirežissöör Vahur Laiapea. Kuidas saab olla moslem distantseerunud islamist, siis ta ei ole enam moslem. See on nagu kristlane, kes on kristlusest distantseerunud. No ei ole. No ja nii edasi. Kes on judaist, kes on judaismist distantseerunud, siis ta ei ole enam judaist ju. Nii lihtne see ongi. Ja teine asi, islami programm on maailma vallutuslik. Islamil kui sellisel mingit programmi ei ole. Ei ole programmi muide ka kristlusel. Tõsi küll, judaismil kui sellisel võib mingit programmi algeid täheldada, kuid see on Talmud. Nii et võetakse mingisugune seisukoht kuskilt õhust, leiutatakse midagi ja siis hakatakse seda sama oma leiutist teistele tõestama või vastuvõetavaks tegema. Ei tea, miks see vajalik on. Ja nüüd veel keelest, kui räägitakse Ukraina sõjast. Me ei võta siin seisukohta, kes ründab, kus ründab või mismoodi see asi kõik käib. Me räägime lihtsalt keelest, kuidas seda meile edastatakse. Nii, ja räägib kõrge sõjaväelane Kiviselg. Siiski on pidanud Vene Föderatsiooni relvaüksused reageerima Ukraina edukatele vasturünnakutele Oleksandrivka suunal. Siiski on pidanud reageerima edukatele vasturünnakutele. No, kas keegi kujutab ette, et ei reageeri siis või kui keegi ei reageeri, siis see vasturünnak on homme hommikul Moskvas ju. Või mida nüüd edukad vasturünnakud, see tähendab, et vaenlane paisati ju eemale või kuskile. Ei ole paisatud. Seda tunnistavad isegi tuntud saksa vaatlejad Vanner ja Röpke. Ja neid nüüd küll mingisuguses Kremli armastuses süüdistada kuidagi voodi ei ole võimalik. Läheme edasi. Ööpäevas hukkunud ja pöördumatult Vene vigastatud sõdurite arv on kasvanud 1400 lähedale. Ehk vähemates lahingukontaktides on rohkem saanud surma sõdureid kui varem. Ometigi ei ole see andnud relvajõududele mingit käega katsutavat tulemust maastikul. Surma on saanud rohkem kui varem ja see ei ole paraku andnud tulemusi maastikul. Mida siis öelda tahetakse? Lisaks on Ukraina südikas alade tagasivallutamine pannud Vene väejuhatuse reageerima ja rakendama oma reserve. Alade tagasivallutamine, millal see toimus või kus see toimus? See sarnaneb umbes nagu Atsavetskava informbüroo aastal 1943 või 1942. 1944 muutus juba adekvaatsemaks.
aga noh, alguses oli vaja inimestele süstida teavet, kuidas Nõukogude vägi vaatamata sellele, et noh, rinne muudkui Moskvale, aga tohutu kiirusega tolle aja kohta isegi ligines, räägiti, kuidas sakslane igal pool muudkui aga lüüa saab. Aga noh, ligi 2 nädalat kestnud Ukraina operatsioon Molotška on nüüdseks tabanud ligi 150 Aasov merel ja Kertši väina piirkonnas opereerinud alust, muutes piirkonna täielikult Venemaa kasutamiskõlbmatuks. Piirkond. Need linnad on seal kõik alles, 150 alust on põhja lastud, alles teatati, et kogu laevastik Aasovi merel on põhja lastud. Kust need 150 nüüd sinna järsku tekkisid, ei tea. See tähendab, et mingisugune takti või mõõdutunne võiks ka, noh, vaatamata sellele, et tegemist on, üks detail veel juurde, kui seda räägib mingisugune propaganda osakonna juhataja, sööme isegi ära. Ma toon, tema ülesanne ongi propagandat teha, aga kui seda räägib mingisugune luurepataljoni või luureosakonna kõrgem sõjaväelane, siis tekib küll selline tunne, et kust koha pealt te seda kõike võtate, kas on mingisugune põhi ka või on see pelk propaganda ja propaganda osakonna juhataja lihtsalt ei saanud tulla ja te olete siin tema asemel. No ei tea. Ja lõppude lõpuks tahaks, ei, mitte päris lõpuks, aga üks positiivne noot ka, mis äratab lootust, et inimkond äkki tuleb, võtab mõistuse pähe tagasi ja hakkab lõppude lõpuks aru saama, et tegemist on ikkagi inimestega üle terve maakera ja juba üsna pikka aega, kaugelt üle 15 aasta on kestnud üks projekt, mille nimi on ITER. See on Prantsusmaa pealinna Pariisi lähedal kerkib üks enneolematu ehitis. Tegemist on täiesti uut sorti tuumaelektrijaama ehitusega, milles on koostööd tegevad 30 riigi esindajad. Veelihovi akadeemia Venemaalt, siis Ühendriigid, Prantsusmaa, Lõuna-Korea, hiinlased, 30 riiki kokku, usinalt ehitavad ja ehitus on läinud nii kaugel. Tegemist on täiesti uue protsessiga, täiesti uue tehnoloogiaga, mis peaks kohale tooma sellised temperatuurid nagu umbes päikesel, mis peaks põhimõtteliselt ümber pöörama senise arusaama senisest energia tootmisest ja täiesti uuest tehnoloogiast, mis peaks inimkonna aitama energiakriisist oluliselt lihtsamalt jagu saama. Seda kõike ehitatakse ja seal lehvivad 30 riigi lipud sõbralikult üksteise kõrvale ja mingisuguseid jamasid ei toimu, üksteisele halvasti ei öelda ja on tekkinud isegi uus keel sinna, mis on tõsi küll inglise keele baasil, aga iga rahvus on sinna lisanud oma teatavat sellist koloriiti ja nüüd ongi kujunenud uus ja seda nimetatakse ITER-i keeleks. Aga üksteisest saadakse aru, ollakse heas tujus ja suurte lootustega vaadatakse tulevikku. Reaktori gaas on ka juba kohale toimetatud, nii et õige pea, kõige lähemas tulevikus hakatakse seda paigaldama. Ja palun väga, on võimalik küll koostööd teha ilma igasuguste jamadeta, pole vaja üksteiset ei taskus sorida ega üksteise kallal mingit oma kõige uuemat nuia proovida. Nii et võtkem eeskuju. Aga nüüd ma võtsin selle kaasa täiesti meelega raamatu. Kordan veel kord üle, see on Eesti majandus 1934, Eesti Panga aasta raamat. Erakordselt ülevaatlik, erakordselt selge ja muide sisaldab palju sellist, millest meil siiamaani eriti ettekujutustki ei olnud. Muide praegune aruandlus on oluliselt segasem. Kui meil ei ole isegi võimalik aru saada eelarve ridadest, siis siin ei ole mitte mingisugust probleemi. Kõik on selge. Võib-olla tänasele lugejale on viljasaagid ära toodud viljasaak ja siis on KV, väike lühend on seal KV. Kvintaal on selle ühiku nimi, ta oli enne sõjaaegses Eestis äärmiselt populaarne. See on ei midagi muud, kui praegu kasutatakse tsentner selle asemel, see on 100 kilogrammi saagid. Aga nüüd juhin tähelepanu ühele sellisele asjale.
aktiivse rahvastiku ühiskondlikud kihid, nii ja ametnikud kokku 1934. Ametnikke on kokku, tol ajal tuletame nüüd meelde, ei olnud ei mobiiltelefone, Exceli tabeleid, ei suuri ega värvilisi, ei MacBook'e ega MacBook Airisid, ei olnud ei Hewlett Packardeid, ei olnud, ei Packard juba oli, auto ma pean silmas, aga arvutit. Siis ei olnud loomulikult need Lenovo ja mis need kõik on, mitte midagi ei olnud. Küll aga olid targad inimesed, arvutusvõimelised, süsteemsed ja äärmiselt efektiivsed. Palju on praegu ametnikke Eestis? Kaugelt üle 100 000. Kaugelt üle 100 000. Nende panus, nende efektiivsus. Võtame, ma loen numbrid. 1934 kokku ametnikke 34 629 inimese täpsusega. See on tõsi küll natukene suurem number kui aastal 1922. 1922 ametnikke oli 30 986 inimese täpsusega. Rahvuslik koosseis oli 1934 eestlasi 992 520, see on muide natukene rohkem kui praegu. 1922, just oli vabadussõda üle käinud ja kõik muu, 969 976 inimese täpsusega. Venelased 1934 92 656, 1922 91 109, sakslasi 1934, ma 122 jätame rahule, 1934 sakslasi 16 346, rootslasi 7641, juute 4434, muud 11 250, kokku 1 124 847. Rahvust teadmata on ka sellised 1566, üldse kokku 1126 413. Olge lahked, inimese täpsused. Täpselt samamoodi on muide raudteed ära toodud, meil praegu Rail Baltica kuidagi valmis ei saa, palju meil raudteid praegu on. Aastal 1934 oli meil raudteid 1600 ja natukene peale kilomeetreid. Bussiliine oli kokkuvõttes rohkem kui praegu. Praegu on meil kõik võimalikke, ma ei tea, palju neid bussifirmasid ja kõik võimalikke on. Aastal 1934 oli bussiga võimalik pääseda peaaegu igale poole, iga posti taha ja seda mitu korda päevas. Sellega me täna lõpetame, soovime kõike kõige paremat ja loomulikult täname kõiki neid, kes on meid toetanud, loodame, et teid tuleb rohkem ja kui teile jäi midagi kõrva, mis kohe kriipis ja millega nõus ei taha olla, olge hea, andke teada ja oleme loomulikult rõõmus kõikide nende arvamuste üle ja mis siin lõpetuseks. Meie püha sõda loomulikult läheb edasi.